Ja tere tulemast tagasi meie saate kuulajad. Kell on 8.41, peagi ka 8.42 ja meil on siis käimas, nagu te kuulsite, ka meie kõllist nädalat topise rubriik ja olemegi roninud mööda redelit selle kõige kõrgema siis astmeni. Lähme lakaluugist sisse ja seal ootab meid esimesel kohal rõõm teatada, et jällegi üks eestlane ja üks väga tore inimene, kellele on tehtud natukene ülekohut. Nimelt täna õhtul toimub, nagu te kõik väga hästi teate, siis Eesti Vabariigi presidendi vastuvõtt vabariigi aastapäeva puhul. See toimub Tartus ja sinna on saanud kutseid sadu inimesi, kes võivad sinna tulla siis oma elukaaslase, sõbra või pereliikme või abikaasaga, kuid üks inimene on vaadanud iga hommik oma postkasti, nii füüsilisse postkasti kui ka virtuaalsesse, kuid ei ole leidnud sealt ühtegi kutset. Ehk et meil on esikohal inimene, kes kannab tiitlit Miss Estonia 2011, Madli Vilsar. Ja Madli Vilsar on meil ka telefoni otsas ja me jagame tema muret, et tõepoolest ei suudeta enam Eestis nagu aru saada, mis on tähtis ja niivõrd oluline persoon nagu riigi esimiss on jäänud ilma kutsest presidendi pallile. Ja Madli, halloo! Heia! Aga ilusat vabariigi aastapäeva siis sulle. Heia Eesti rahvas ja ilusat vabariigi aastapäeva kõigile meile. Ja see on tegelikult on ju see ilus aeg. Tuleta mulle ja raadiokuulajatele meelde mõni selline oma kõige ilusam vabariigi aastapäev, mis sa oled nagu veetnud? No võib-olla, ma ei teagi, ma ise lootsin muidugi, et täna tuleb kõige ilusam vabariigi aastapäev, et ma olin selle mälestuse nagu endale nagu valmis juba kirjutanud oma blogisse, et mul oli ainult siis postitamise vaev, et kuidas ma hommikul ärkasin ja siis vaatasin, kuidas lippu tõmmati üles ja siis hakkasin sõitma. Sellepärast ma küsisingi natuke teistmoodi seda küsimust, et me alustaks ikkagi natukene helgemate teemadega. Ma ei mäleta. Millised Eesti sümbolid sulle tähtsad on? Minu jaoks on kõige tähtsam see, et Eesti lipp oleks kõige kõrgemal nagu lehviks ja siis mul on väga tähtis, et ma saaksin aidata neid, kes on nagu hädas ja nagu on vaja neid aidata ja siis nagu minu jaoks on väga oluline, et Eesti loomadel oleks koht, kus nagu olla ja saada, et ma saaksin nagu neid ka aidata. Ja siis nagu väga tähtis minu jaoks, et meil oleks meri jäävaba kogu aeg. Tahate laevaga sõita rohkem? Mulle nagu väga meeldib, suvel on nii mõnus, on kaateri ja purjeka ja skuutriga sõita, see on nagu kõige ägedam üldse. Selge. Aga kuidas nüüd siis on, et tõepoolest, nagu ka ajakirjandus siin kirjutab, sa oled jäänud ilma täna õhtusest kutsest, sa ütlesid, et sa oled blogipostituse valmis kirjutanud, aga mis nüüd siis põhimõtteliselt saab, et mis sa arvad, mis sellel meie presidendil siis arus oli või tema tiimil, et nad sind ilma jätsid? Eks võib ju muidugi öelda, et mul asi see missitiitel, jah, on ju. Võib muidugi öelda, jah, aga mujal maailmas näiteks on missid alati sellistele üritustele oodatud ja eelmine aasta, kui ma hakkasin kandideerima, see oli väga raske võistlus, sest et eelmisel aastal Miss Estonia kuulutati välja siis Raplamaal ja Juurus ja siis Valeri Kirs, kes mind sinna võistlusele kutsus, tema ütles, et nagu kindlasti võitja saab palju reisida ja kindlasti president kutsub teda ka siis vabariigi aastapäeval vastuvõtule ja nüüd ma olen nagu oodanud seda nagu nii kaua ja mitte midagi ei ole, aga saate aru, ma sain ju rahvusvahelise tiitli ja veel kultuuriteemalisel missivõistlusel ka ja iludus ja talendivõistlus oli see, ma ei ole siin niisama aasta otsa lihtsalt istunud ja loorberitel puhanud, seda pole olnud, ma olen ränka vaeva näinud ja nagu ei tunnustata Eestis mis üldse. Mujal maailmas on see nagu kõige olulisem asi ever. Ja Madli, proovime natuke nüüd rahuneda. Ma võin omalt poolt võin öelda, et sinu ponnistused, kultuuriteemalised ponnistused on meile jäänud ka silma ja kõrva siin Eesti Rahvusringhäälingus.
Aga äkki natukene laiemale publikule siis ka, et mida sa oled siin aasta jooksul siis nagu teinud, et mis pärg sulle ellu nagu kaasa tõi? No nagu ma nagu käisin ühel suuremal võistlusel veel, kus oli nagu Miss Universum kultuuriteemaline, siis see toimus Šveitsis ja seal pidi nagu olema selliste rahvariide töötlusega, nagu kellelgi mul. Ma tegin väikese siukse tikandiga bikiinid endale, kudusin, ma olen suur kudu ja olen mind väga tunnustavalt minust tehti päris mitmeid pilte ja need ilmusid ühes rahvusvahelises kohas. Ja nii mulle öeldi, et Eestis neid muidugi ei näe, aga seal mul läks väga hästi ja siis ühes teises kohas, kus ma käisin nagu kohtumas inimestega, kes ma lugesin ühe oma luuletusega ette ja mul nagu väga hästi võeti vastu. Ja samas ma olen nagu Eestit esindanud terve aasta ma olen nii hästi Eestit esindanud ja alati kui võimalus on, siis kuskil, kui ma käin nagu välismaal, ma olen väga palju välismaal käinud, siis ma ütlen, ma olen Eestist, hello, näitan oma Eesti passi, mul on siniste kaantega Eesti pass, ma näitan seda kogu aeg, inimesed on nüüd väga hästi vastu võtnud, igal pool. Ja nüüd ma nagu ei saa aru siis, et üks koht, kus ma nagu tõeliselt ootan, et mind vastu võetakse, miks seda kutset nagu ei ole? Ma ei oska vastata, aga... Ma arvan, et siin võib asi olla selles lihtsalt, et see president on nii vana ja võib-olla sellepärast tunneb ennast halvasti, kui noored inimesed nii hästi Eestit esindavad. No vot, selle kohta ei oska praegu midagi ütelda, aga mul on hoopis küsimus, et mis on plaan B, ehk et kus kavatsed täna õhtut veeta? No võib-olla... Ma ei olegi nagu mõelnud, ma veel viimase hetkeni lootsin, et äkki et tullakse läbi autoga, võetakse peale, et tuuakse see kutse ära, et tegelikult ma olen juba valmis, mul on kleit seljas on ja mul on kõik kingad on jalas, sukad on jalas. Kellega sa oleks läinud, kui tohib küsida, et natukene sellist intriigi ka intervjuusse? Mul tegelikult boyfriendiga oleksin läinud. Boyfriend pole küll eestlane, aga ta on väga kultuuriinimene, ta on Šveitsist. See on samast, kus see missivõistlus toimus. See on lihtsalt natuke nagu personaalsem missivõistlus, kui võib niimoodi nagu öelda. Tegelikult me olimegi nagu kahekesi, aga muidu see oli väga lahe. Nii, kuule. Tore. Ja pildistati ja... Madli, me loeme sinu blogi edasi ja hoiame sulle pöialt ja kindlasti... Ma ei ole niisama istunud, on ju? Ei ole, ma olen tegelikult väga vaja. Ei ole, muidugi ei ole. Ja soovime sulle õnne, et sa selle missi aasta lõpuni vastu peaksid. Kas Valeri Kirs valetas mulle või? Ma ei tea, helista Valerkale. Niimoodi, see oli siis meie nädalatopis esikoht Madli Vilsar, kes ei ole saanud kutset presidendi pallile Nutt ja hala.